4 tunni institution oli seal. 4 tunni institutional oli siin olemas täiesti ja 4 tunni institutional candle, 2 tunni inbalance 50 pluss samamoodi ka institutional on ju. Ei, no see on selles mõttes väga-väga chef confirmation. Ta veits vahtis seal, tegi mingit pulli, ma mõtlesin, nüüd ei lähegi minema, kukub veel alla. Ma nägin seda kohta ausalt öeldes laivis, nagu, aga ma ei tea, ta ei suutnud mind veenda, et ma paneksin selle pai sisse. No selles mõttes, et ei ole mitte midagi hullu, kes ei ole selle paiga sees. Hea on muidugi, kes on, selles mõttes, et see ikka päris kiire reaktsioon, ütleme niimoodi, et tuli, et põhimõtteliselt siukse treidiga saad terve oma nädala tehtud. Muidugi ise asi, kuidas sa nagu stop lossi paned siia, vaata, et noh, ma ei tea, 40 pips on suht suur, vaata, siis tegelikult see ongi siuke nagu swing trade, ehk siis kui sa vaad 40 pipi stop lossi, siis mõistlik on seda treidiga hoida näiteks nagu vähemalt. Target peaks suurem olema, jah? Muidugi, sest nagu noh, tegelikult siukest treidi ei ole mõtet teha ju. Yeah. See on ikka selles mõttes veits nii nagu ta on, et see oli ka kindlasti üks põhjus, miks ma isiklikult ei pannud sisse, aga mis tegelikult on ju kõik jumala hästi selles mõttes, et ta siin näitas meile seda reaktsiooni. See oleks võinud olla veits nagu chefim, aga tegelikult pole üldse hullu samamoodi. Vastupidi, et nüüd meil on ikkagi selles mõttes päris tugev confirmation, et me oleme sellest intraday downtrendi struktuurist nüüd jagu saanud, ja ühtesi siit läbi, ja siit paneme täitsa 30 mintse, vaatame selle pealt. Noh, jah, nüüd meil juba jääb see mingisugune liquidity, et kindlasti nagu see candlestick nagu pakub mulle endiselt ka huvi veel siin poole tunni peal. Väga tahaks näha, kuidas see int siin mängib ümber. Kuigi hea selles mõttes, et nüüd, kui ma vaataks intraday trende struktuuri, siis tegelikult need eelmised levelid on katki. See tähendab seda, et peaks otsima ainult buy tehinguid. Polegi näinud veel, noh. Meil on kogu see impulsiivsus ainult toimunud täna. Täna on see NFV. Ma ei oska ausalt mitte midagi öelda, mis siit arvata või mida mitte arvata. Võib-olla tuleb mingi jõhker volatiivsus, võib-olla ei tule mitte midagi. Ei tea. Ma vahepeal isegi olen mõelnud selle pealt, et ma ausalt öeldes paneks sealt Forex Factorist täiesti kinni nagu. Et ma ei tea, kuidas te tunnete. On see teid aidanud või ei ole? Ei, no ma isiklikult ei vaata seda, nii et ma ei tea. Ja ma väga ei vaata. Pigem vaatan graafikud, mis seal läheb. Vot, mulle meeldib ka siuksed vastused nagu. Pigem sa vaatad küünalde mingid bounce ja asjad, nagu need uudised, ma ei tea, väga mind ei koti. Väga mind ei koti, õige. Okei. Ei, selles mõttes, et noh, sealt saad ikkagi, kui sa näed ära, et turul on toimunud mingi hüper... Me niikuinii vaata, me treidime ju, meil on kindel meetod, kus me treidime, kus me paneme sisse, kus me võtame välja, vaata. Ja, tegelikult nii ongi. Kui uudis teeb niimoodi, et ta sõidab sealt nagu sellest, mis iganes küünlast, sellest kindlast kohast läbi, vaata, siis me ei võta seda treidi, that's it, vaata. Ja, täpselt, et reeglite alusel uudised tegelikult lihtsalt kiirendavad protsessi, et Christopher Terekut, ma arvan, kõik teate, ma arvan, me kõik alustasime tema õppe sellest, ta ka samamoodi tegelikult ju ei vaata isegi mitte midagi siukest asja. Et see on selles mõttes nice. Nii, aga tegelikult on niimoodi, et okei, mida mina tahaks näha? Ma tahaks näha mingi sellest kas struktuuri levelile või kõige rohkem nagu ikkagi discounted ala. Tahaks mingit retracementi näha, et turg hakkaks tegema ka intraday perspektiivis meile nüüd siis higher low'i, eks ju, mis veel omakorda confirmiks üle, et meil on ikkagi toimumas shift. Selliste timeframe'ide pealt võib öelda julgelt, et me oleme nüüd bullish tsüklis, on ju.
me näeme ära, et meil tuli päris korralik see momentum. Aga miks mul pakub mulle pakub see Candlestick siin huvi küll, sest nagu see võib olla potentsiaalne koht, kus sobiva price action'i korral me saad oma 1/3 tehingu ikkagi nagu tehtud selles mõttes. Ja tavaliselt on, vähemalt see nädal on niimoodi läinud, et kella 10 kuni kella 12 vahel on nagu tulnud üks siuke soliidne trade, kus sobiva targeti korral nagu saab kätte selle 1/3. Mulle meeldib kõige rohkem nagu. Siuke hea lihtne, sa nagu saad oma päeva tehtud ja ei pea enam graafikuid vahtima, saad teha mingeid muid asju. Samamoodi ka ülihea võimalus, kuidas vältida nagu üle treidimist. Nii. 2 tunniga on nägi päris uus välja. Päris tuus. See küünal seal juures, imbalance. See tõesti jah, see on selles mõttes, et nagu visuaalselt kõige ilusam. Midagi sellist oleks vaja näha hetkel ilmselgelt tehingusse ei sisene, on ju. Nagu veits hilja on buy tehinguga, ma leian siis. Vaadake väiksemal timeframe'il, meil on toimunud siin juba distribution, meil on retest. Retest ka siia levelile. Jah, nagu siin on selles mõttes see price action olemas küll, et panna nagu sell sisse. Aga ta on jällegi selles mõttes, et kuna ta on bullish, siis oleks mõistlikum otsida ainult buy tehinguid. Ma ütleks ausalt nagu, et ma ei tea, ma laseks tal lihtsalt praegu teha veits aega oma asja, kuni ta jõuakski näiteks siia tagasi. Ehk siis ma ikkagi tahan saada tehingut sealt, kus ma saan selle tehingu nagu discounted hinnaga ka. Sest praegu reaalselt, kui ta teeks sama asja, ma ütlen niimoodi, kui ta teeks täpselt samasuguse asja, 30 vintsi oli päris ilus. Teeks siit ülevalt. Siis võib-olla oleks reaalsem vaadata siit mingit selli tehinguid. Hetkel isegi 30 mintsa peal me oleme ikkagi bullish. Pole näiteks sellest levelist läbi closinud. Et ma leian, et siin on hetkel nagu liiga vähe seda datat. Jõpp, aus. Ma mõtleks dollarit, et no selles mõttes, et dollar on nüüd ausalt käitunud nagu siin viimastel aegadel üldse välja on tulnud, ega tal ei ole väga seda jõudu, on ju, et siis teha meil kõrgemaid higher high'sid, on ju, vastupidi, ta breikib madalamale, mis oleks võinud jälle juhtuda ideaalis, ta võib veel tulla tagasi, selles mõttes kunagi ei tea, et nagu see on ikkagi see potentsiaalne koht. Aga kui seda praegust hinda just lugeda, siis nagu Eurosti puhul, siis tegelikult dollar on isegi näiteks ilusamini käitunud, et kuna me oleme ikkagi nagu tunni timeframe'il, 2 tunni timeframe'il, mis on võrdlemisi suured timeframe'id ikkagi tegelikult. Ilusti break of structure, meil on põhimõtteliselt nagu sellest bottomist läbi tulnud. Me tegelikult ei peakski isegi allapoole praegu tulema, vaid tahaks näha seda lower high'd. Ja siis on tegelikult suht nice selles mõttes, et siis on potentsiaalne, et see on target üldse. Ja uuesti nagu lower low poole. Et ma räägin, täna on see NFP, ma ei oska ausalt öelda isegi midagi pakkuda, mis võiks juhtuda nagu. Sest kuna meil tuli kolmapäeval, mis see oli? Seesama see ADP on non-farm employment change. Ja nagu numbrid on lihtsalt nagu utoopilised, aga turgudel sõna otsa mõttes ei toimunud põhimõtteliselt mitte midagi. Tegime veel isegi kõne nagu, et näha, mis toimub, aga nothing much. Et selles mõttes, kui price action ikkagi pakub midagi väga-väga soliidset ikkagi EU puhul, siis nagu miks mitte muidugi.
aga kindlasti mitte nagu mingid uudised hakata treidima, et nii räiged numbri erinevused ja nii edasi, et kui liigub, siis liigub, noh, selles mõttes ei tasu FOMOda. Kuld oli ka päris ilus tegelikult. Kui kulda pärast saate. Ja, absoluutselt. See eurust on nagu ta on. Osa minust mõtleb, et nagu tight stop lossiga võiks shortida küll, aga teine osa mõtleb minust nagu, et tegelikult ei ole vaja. Ja, nädal hakkab läbi ka saama. Nädal hakkab läbi saama ja pole nagu hea. Pingutada, higistada siin. Absoluutselt. What about gold? US 30 on, ma vaatan, päris palju üles sõitnud. Vaata 4 tunni peale korra. Need küünlad, mis ta on teinud, see küünlad ja eelnevalt on ta täpselt samamoodi teinud selle küünlad. Ja. Saad aru, ma ütlen ausalt, nagu paljud nagu 2 paariga ei jõua ka tegeleda ja nagu ma tahtsin kulda osta ausalt öelda siit alast, aga nagu reaalselt läks meelest ära, sest nagu EU-ga oli nii busy lihtsalt. Ja parem on, üks paar on ikkagi parem kui nagu 2 vahest, jah? Absoluutselt nagu. Kindlam tunnen. Kõvasti kindlam tunnen. No kulla puhul nüüd, ilmselgelt me oleme bullish, me confirmisime oma selle higher low'i. Siin on juba toimunud ilusti ka break of structure, aga nagu potentsiaalsed targetid on ikkagi siin üleval selles mõttes. Need on targetid. Kui me tuleme siia alla tagasi, siis nagu selge on see, et meil on siin päris korralik imbalance. Kullale meeldib nagu konsolideerida ja siis droppida. Tavaliselt ta ei tee mingit hardcore manipulatsiooni, nagu näiteks teevad mingid valuutapaarid. No vahest ikka teevad, vaata keskel need vikke seal. See? Üles seal. Ja see. No see on mingi tampimine. Aga mida nagu oodata kulla puhul? Ja no ikka paisid selles mõttes vaadata. Mingid pullbackid oleks nagu näha kuskil sinna imbalance, mis seal vahel on. Ja asi on selles, kullaga on asi see, et nagu kullal peaks olema buy tehingus sees, see tehing nägi välja siit alt. Et see jookseb ja kui me olemegi selles faasis, siis nagu TP1 siis kuskil oligi siin ala ja tegelikult järgmine liquidity target on meil siin. Et praegu, kui sa oled trade'iga sees, siis ongi stop loss break evenis ootad, et äkiks meil high'sid, et potentsiaalselt teeks uue higher high, vaata. Et muidugi meil on siin ka üks korralik selles mõttes see imbalance, tugev struktuur, mida ta pole testinud, et alati nagu struktuuri bounce'ide pealt saab ka tegelikult väga häid re-entry'sid, sest kui ta ikka läbi ei lähe sellest levelist, siis ta ju otseselt näitabki seda, et nagu jah, ma suutsin breakida selle leveli, ma ei lähegi sinna enam alla tagasi, see näitab ju seda, et turul on power sees, miks mitte panna tehing sisse. Aga muidugi ta on maha jätnud siin 2 tunni peal samamoodi ka siukse ilusa institutional candle, kuna me oleme uptrendis, siis tegelikult saab siit potentsiaalne markup lihtsalt mingi trade, ütleme niimoodi. Just nii. Ja, nii, mis veel? Bitcoin on 10 tonni. Bitcoin on 10. Sa ikka jälgid suht palju seda US 30? Ma jälgin teda küll ja ma ei ole seda treidinud viimased mingi 2 nädalat. Okei.
mulle meeldib näha, et ta teeb järjest nagu samamoodi, see on isegi high, on ju. Ma tahaks ka näha seda, mis see 25 000, et ühel hetkel sealt ära tuleks ja siis saaks äkki mingi selle. Aga ma leian, et US30 nagu ei ole vaja treidida, sellepärast, et nagu ilmselgelt seda on nagu suht lahe treidida, et numbrid jooksevad päris ruttu, aga nagu... Kui profitis on. You said it, man. You said it, et tegelikult ta käitub ilusti ikkagi nagu US30 puhul isegi nagu see lot size võiks olla veel väiksem, sest kuna see turg on lihtsalt kõikidest valuutavaaridest mingi 10 korda volatiivsem. Keegi ütles mingi paari või? Bitcoin on 10 000 või? Bitcoin, jah. No väga hea, me just jõudsime siia alasse. Selles mõttes, et me just jõudsime siia, et siin on praegu raske öelda, mis ta teha võib. Väga nice momentum on selles mõttes sisse tulnud, et me oleme nüüd selle maikuuks ka. Bitcoin halvinguga palju siin aega on veel? Näed, 3 päeva. 3 päeva pärast toimub. 3 päeva toimub Bitcoini halving. Aga mida me varasemalt näeme, et meil on weekly graafik, on ju. Esimene halving juhtus 2013, teine oli 2017, on ju, 2016 keskel vist isegi. Aga nagu näha, siis tegelikult ega turg ikka ühe candle'iga ära ei jookse, vastupidi. Weekly nädalaid see asi jooksis üles, nii et kui loogiliselt võttes, kui mainimine läheb poole kallimaks, siis see nagu hind peaks tõusma veel, on ju. Elame näeme. Ideaalis olekski hea see, kui ta tõuseks, on ju. Kindlasti nagu attackiks neid haisid meil siin. Aga see näeb suht täpselt siuke välja küll, et ta võib siit päris jõuliselt nüüd üles kütta. Nädalast nädalasse nagu momentum selles mõttes ainult kasvab. Selles mõttes, et see on loogiline veits ka, et me näeme turul, et momentumid kasvab, kui inimesed kõik teavad, vaata, et opsti, siin on need 3 päeva pärast Bitcoin halving, tootmine läheb poole kallimaks, on ju. Paned pusle kokku, et läheb ju hind kallimaks selles mõttes. Ja kui sa saad seda odava hinnaga, siis nagu miks mitte, on ju. Eks ei tea muidugi selles mõttes, äkki toimub mingi hardcore manipulatsioon, äkki ei toimu. Ma ei tea. So far so good, et ma isiklikult ise rohkem ka XRP peal, kuigi see nagu päris nagu maha võtnud oma hoo. Küll aga samamoodi, et eelmine nädal oli ikkagi päris tugeva momentumiga. See nädal pole eriti midagi toimunud, et need targeti alad jäävad ikkagi selles mõttes samaks. Mis see tegi? See tuli veel suurema hurraaga alla siit, kui ta eile hommikul meil üles läks. No jaa, aga mingi siukse koha pealt ikka nagu väga ei müü. Kuigi jah, psühholoogiliselt jällegi selles mõttes väga õigesti. Vaatame, kas nüüd see oli, kas ta pakkus üldse mingit head entry kohta ka. Viine mind saab näiteks. Nope. Tal oli päris kiire selle sell-offiga, ütlen ausalt nagu, et kuni senimaani, et kogu see osa olime ikkagi bullish, nüüd selle sell-offiga, millega me tulime, näitasime ära, et okei, me suudamegi
suutsime turustruktuuri meil ära lõhkuda, et kui me saamegi väiksematel timeframe'idel juba struktuuri breikis, siis ilmselgelt me anname nagu turule loa, et võib toimuda suurematel timeframe'idel siis nagu impulsiivne liikumine ja me teadsime ka seda, et me oleme ju tegelikult suuremas timeframes ikkagi bearish, aga nagu näha, siis see pole ju mingisugune retracement selles mõttes, olgem ausad. Et siit kuni siiamaani oli kõik väga nice, olekski ju võinud oodata, et see turg tuleb täiesti siia ja kui see sell-off oleks siit toimunud, siis oleks küll veits peas kinni hoidnud, et nagu miks selle maha magasid, aga nagu praegusel juhul see on ikkagi nagu suhteliselt väga agressiivne sell-off. Midagi väga ilusat minu silmad vähemalt ei näe siit, et kuidas see sell-off toimus. Limit orderit me ei kasuta. See limit orderite teema on ka ikka siuke, et poolelt ikka üritad ju ära arvata, kus kändis see turg põrkab või ei või? Ja, see ei ole nii kindel jaa. See ei ole nii kindel jaa, sest tegelikult me ei tea ju, millisest kändis see turg reaalselt ära põrkab. Nagu. Ja, siis pead ikka higistama seal, mõtled, et läheb või ei lähe. Täpselt. Et oma chance nagu veel tõsta, siis tegelikult price action ikkagi ütleb kõik. Ja, manuaalselt on ikka palju kindel. Muidugi. Saab ju parema selle risk-rewardiga ka selles mõttes tehingu. Ja. Mis tal? No selles mõttes, et üks potentsiaalne ala jällegi. Kuhu pole näid ühtegi testi, kus on meil ilus kändad, kuhu saab teha korraliku markup ja näiteks see ala siin. Siuke potentsiaalne flag. Ja trendi suunas saab jälle alla sõita, et see on nice, aga vaadake, kui volatiivne GVP käed, et isegi 2 tunni graafiku peal nagu kasutaks ala limit order, et siis selles mõttes nagu 90 pippi stop loss on nagu lot size tuleb mingi üüber väike ju. Üks limited väga ei tahaks panna, jah. Pigem mitte, jah. 100 püübine stop loss. Ja, see on täpselt siuke, vaata, oled suvine aeg on, lähed sõpradega mingi road trip'e teada, et ei ole väga aega graafikuid ka vaadata, paned mingi üliväikse riskiga lihtsalt tõesti mingi super ilusa kuradi koha peale, et nagu siis miks mitte ja teadki seda, et nagu kui läheb, siis sa hoiadki seda sees mingi paar nädalat näiteks. Ja lased veits hingemisruumi ka stop loss on suurem. Ja, täpselt. Et niimoodi, nii on küll selles mõttes reaalne. Aga ega suures pildis ma ei oskagi tänast siin rohkem midagi rääkida, et kui ta pakub midagi, siis pakub. Eurust on nüüd struktuuriliselt meil bullish, tahaks otsida buy tehinguid. Hetkel lihtsalt nagu on näha, siis turg lihtsalt praegu sõidab üles, las ta sõidab. Üks ala, mis jääb silma, on ikkagi siin. Ja siin see on ja kui ma väikselt timeframe vaatan, siis tundub just kui nagu siuke break retest praegu. Nüüd sõidab alla. Tegelikult selles mõttes, et võib ikka jälgida seda turgu ka kogu selles mõttes selles alas, kui me saame ikkagi oma psühholoogilised confirmationid, et turg tuleb näiteks nendest levelitest läbi. Me teame seda, et meil pole enam liquidity't. Samamoodi me võime siia poole vaadata, et saame igal pool X-id peale panna. Siin on toimunud ilusti break of structure meil. Potentsiaalselt võime me siit mingi sell-offi teha, kuna see timeframe on üliväike, sobiva price action'i korras, stop lossid on samamoodi üliväiksed, 1-3 tehingut nagu leiab ikka. Selles mõttes, et päris 2 pippi nagu stop lossi ikka ei pane, selles mõttes mingi minimum 4 nagu on soliidne, siis peab ikkagi spreedega juurde arvutama. 100 pippi või 4 pippi? Selles mõttes, et vahe on suur. Et tegelikult ei ole üldse palju vaja, et saada väga korralikud tehinguid. Siin ongi see patience, kas sa viitsid ära oodata oma confirmationid või sa tahad ära arvata, et kus turg läheb. Et
et ma isiklikult jälgin midagi sellist alati ka nagu. Ma tean seda, et see London Sess hakkab mingisugust opportunity't ikka pakub meile. Ideaalis oleks parem muidugi otsida buy-tehinguid, aga kuna siin hetkel ta on price action meile joonistanud siukse distributioni, samuti siuksed struktuurilevelid nagu ära lõhkunud. Miks mitte, kui pakub, siis saab võtta, kui ei paku, võib siit vabalt läbi lennata. Ma ei tea, sest trend on your friend ja nagu vaadataski suuremaid timeframe'e siis. Nojah, ega see 1-2 tunni küünal küll ei veena, et see siis nüüd hakkaks alla kukkuma. Ja noh, mida me tegelikult teame, et ega turud päris nii ei liigu, et üles ja alla ja üles ja alla. Et ikkagi mingisugune consolidation, mingi arvamuste kogunemine, et ikka turule ordereid tuleks. Ja siis võib-olla käib meil midagi sellist näiteks. Et siuke idee. Aga recording. Yes, sir.